Helena Tulve. Ma olen alati lähtunud mingist ideest, mis ei pruugi üldsegi olla muusikaline idee. Peamiseks on nagu selline sümmeetriline alus ja selline, et vorm oleks tervik. Ja kõige lihtsam vahend terviku saavutamiseks ongi sümmeetria. Praeguseks on minu lähenemine väga intuitiivne ja mis mulle selle juures just kõige rohkem meeldib, ongi see, et ma ei tea, kuhu ma lähen, et see on nagu selline seiklus. Sellest võib kasvada mingisugune omamoodi nagu rägastik, aga see lõpuks viib alati kuhugi välja. Ja see protsess on mulle sisemiselt oluline. Läbi selle muusikalise rägastiku midagi selgineb ka minu sisemaailmas ja mingisuguses arusaamises. Tunned, et sa oled nagu paremini tasakaalus või seotud või harmoonias selle sama hoovusega, mis on maailm meie ümber ja mis ennast kogu aeg tegelikult ikkagi loob. Ja et sa oled osa sellest loomise protsessist. Helena Tulve muusika on nagu kraadiklaasist välja voolanud elav hõbe, mis on kogu aeg liikumises. Hetkeks jääb vaibakarvadesse pidama, siis muudab kuju ja voolab edasi. Ma arvan, et muusika algab sellest hetkest, kui seda hakatakse kuulama. Ja kui on olemas selline tähelepanu ja fookus, siis see vaikus on aktiveeritud kuulajate poolt ja siis on nagu muusikal või helidel hea tulla sellesse vaikuse ruumi ja sealt välja kasvada. Helena Tulve helikeele alusmüüriks on Gregoriuse laul, mida ta ei tsiteeri ega stiliseeri, aga siit on pärit tema meloodiline mõtlemine, horisontaalne kulg, ühehäälsus kõige laiemas mõttes või siis püüd vahendada napi žestiga suurt hulka energiat. Tulve helimaailmas on oluline rahulik pulss, mis jätab muusikalised sündmused ajas ja ruumis üksteisest väga kaugele, nii et neid saab detailselt uurida. Inimestel justkui ei ole seda aega võtta, aga see on minu arust kõige olulisem võtta aega selleks, et tunnetada, mis see elu üldse on ja miks me siin oleme ja kuidas me omavahel suhtleme, kuidas me omavahel seotud oleme.